tuntud inglisekeelne lastelaul ütleb Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Ehk heida issanda peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest. Pooleks naljaga öeldakse, et eestlaste selline lemmik rahvusspordiala on meeleheide. Võttes siis sellise spordiala kui kettaheide, aga eestlased mitte ei heida nii palju kettast, kuigi eestlastel on ka väga häid kettaheiteid olnud, aga et valdavalt eestlased tegelevad sellise asjaga kui meeleheide. Ja kui me nüüd vaatame piiblit, siis piibel annab meile mõista seda, et me peaks spordiala vahetama. Olgu see meie rahvuslik omapära või mitte, aga see ei ole väga piibelik spordiala. Piibelik spordiala on mureheide või koormaheide. Et me päev-päevalt elades, käies koos Jumalaga, õpiksime aina enam, aina kõrgemale ja aina kaugemale, mitte oma meelt heitma, vaid oma koormaid, oma muret heitma, aina kaugemale ja kõrgemale Jeesuse risti peale või tema ette. Briti Vanatestamendi õpetlane Frank Derek Kidner on ütelnud seda kirja kohta kommenteerides, salm 55 ja salm 23, et see sõna koorem või mure on liiga kitsas, et siin on algselt mõeldud kõike, mida meile antud on. Ehk siis heida issanda peale kõik. Mitte lihtsalt koorem, vaid kõik, kogu oma elu ja tema hoolitseb sinu eest. Tuleb mõista, et on erinevaid koormaid. On need koormad, mis on meie osa kanda. See ongi mõeldud, see on meie terve kasvamise osa. Nii nagu ütles Jeesus ju, et võta oma rist enese peale. Keegi ei saa seda meie eest kanda, see ongi meie osa. Ja see võib mingil hetkel olla raske, kui need koormad, mis on mõeldud meie kandmiseks, on lõppkokkuvõttes eesmärgiga meid õnnistada, anda meile loomulik ja terve areng ja kasv. Siis on koormad, mis on mõeldud jagamiseks. Eestlased laulavad, et kui sul on mure, siis pool anna ära. Ja see on täitsa võimalik. Ma usun, et me mõlemad pidi olema kogenud seda. Me oleme seda kogenud, kui meil on mure, kui me oleme saanud kellegagi jagada seda, siis on otsaga pool läinud, vahel tundub, et rohkemgi läinud. Ja piibel ütleb ka, et kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. See on midagi olulist. Siin on nüüd initsiatiiv jäetud mitte koorma kandjale, vaid inimesele, kes näeb, et keegi kannab koormat ja mul on võimalus seda koormat kuidagi leevendada. Siis on Pauluse sõnade kohaselt Kristuse seaduse täitmine. Ehk see ongi meie osa. Meid on kutsutud selleks üksteise koormaid kanda, aidata üksteist, ka siis, kui on raske. Ja kolmas koorem on see, mille me saame ära anda. Päris ära anda, mis pole üldse mõeldud meile kandmiseks. Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud. Ja ma annan teile uue koorma, veel suurema. Ei, Jeesus ütleb, ma annan teile hingamise. Ja me võime ette kujutada seda, milline hingamine see on, kui sa oled oma 40-kilose seljakotiga käinud 10 aastat. Ja siis on keegi, kes võtab selle sinu seljast ära. Või keegi, kes õpetab sind, aitab sind see seljast ära võtta. Nii et nendest koormatest ma täna tahaks rääkida, sellest protsessist, kuidas me siis ikkagi saame heita oma murekoorma Jeesusele. Ma arvan, et me kõik oleme olnud ja võib-olla on keegi praegu sellises olukorras, kus on hirm, kus on võib-olla äng, kus on tohutu ärevus, kus me ei tea, kuidas edasi saab, me ei kontrolli üldse enam asju. Ja meil on ka väga keeruline kuidagi see tundub nii lihtsalt, et heida koorem Jeesusele, aga me ei oska seda või me ei ole võimelised selleks. Et me usume Jumalat ja kõik, aga see olukord on nii valdav, et me oleme selle sees uppumas. See röövib meie une, see halvab meie kaine mõtlemise ja käitumise ja teovõime. Ja me käime aeg-ajalt sellistest kohtadest läbi. Ma usun, et ühel või teisel moel on need olukorrad meile tuttavad.
olgu see siis seotud meie enda, meie lähedastega, kogukonnaga, ühiskonnaga. Ja me teame, et nõuanded stiilis, et läheb üle, pole hullu, vaata temal on veel hullem. Või ka jutlused, lihtsalt sellised õpetlikud informatiivsed jutlused, mida ma loodan, et tänane jutlus ei ole ainult seda, mida need ei suuda midagi teha. See on nagu hane selga vesi, ütlevad eestlased. Jälle üks õpetus. Hakka normaalseks. Me üsna sageli, või ma loodan, et mitte sageli, aga vahel mõtleme, et võiks hakata normaalseks, aga ta ei jaksa. Aga keegi ei suuda, sest ta koorem on nii suur. Haav tema sees on võib-olla nii raske, et ta vajab abi. See tänane jutlus ei ole lihtsalt õpetamiseks või info jagamiseks, vaid mina usun seda, et kui me oleme Jumala sõna juures koos, siis seal on Jumala pühavaimu ligiolu, seal on Jumala võitmine. Ja võt see on see, mis teeb muutusi. Ja kui sa oled ka oma võib-olla ängi all või süü all või ma ei tea, mingisuguse koorma all, siis sa ei pea kartma seda, et Jumal siis tuleb oma kondise sõrmaga ja ütleb, et miks sa ei heida oma koormat ära, sa igavene nõrk selline, vaid ta tuleb oma armuga sinu olukorda sulle väga lähedale. Ja võib-olla millimeeter haaval, võib-olla üks ese haaval hakkab sinu seljakotist asju välja võtma selleks, et sind aidata, et su koormat kergendada, et sa ühel hetkel võid öelda, et ma olen saanud oma koorma Jumalale üle anda. See on Jumala pakkumine meile, heida oma koorem, aga ta ei jää siis kuidagi eemalt vaatama, vaid ta tuleb appi. Jah, ta ei tee kõike meie eest, meil on vaja heita, see on meie osa heita, aga ta tuleb appi oma püha vaimuga. Filmis Sõrmuste isand pöördub Frodo Gandalfi poole ja ütleb, et ma soovin, et sõrmus poleks kunagi minu kätte sattunud. Ma soovin, et seda kõike poleks juhtunud. Et midagi suurt oli sündinud, aga ta nägi, et see tulemus ja see koorem sellega seoses on liiga suur tema jaoks. Seda võiks nimetada pettumuseks, meeleheiteks või kõike hõlmavaks mureks, midagi on liiga palju. Ja Gandalf vastab selle peale, nii arvavad kõik, kes elavad selliseid aegu läbi, kuid see ei ole nende otsustada. Meie peame otsustama ainult selle üle, mida teha ajaga, mis meile on antud. Aeg, mis meile on antud. Meie elus on palju asju, mis ei ole meie valik, vaid need on meile antud. Ühel või teisel moel. Vahel tunduvad mõned nagu keerulised asjad, vahel asjad, mis on väga head, mida me ei ole saanud kuidagi ise valida. Ma usun ka see, et need kellega ja millega me elus kohtume, kust me läbi peame minema, need ei ole enamasti meie valitud, vaid need on meile antud. See, mida meie saame teha või mida meie valida saame, on see, mis me selle olukorraga peale hakkame, mis me selle reaalsusega, selle ajaga peale hakkame. Jumala pakkumine on, anna kõik minu kätte, usalda kõiges mind. Võib-olla peab veidi lahti seletama, mida see väljend heida oma mure või koorem Jeesuse peale, mida see üldse tähendab, sest see on loosungina kõlab väga ilusasti, aga mis see sisu, kuidas ma pihta hakkan sellega? Kuidas ma heidan siis oma mured? Kui võtta üks eluvaldkond, millega sa tegelema pead, aga sul puuduvad vähimad oskused selles osas. No minul on ta näiteks autoremont. Ma ei oska autot remontida. Ja tänapäeval on vist kõik niimoodi ka tehtud, et ei peagi. Vanasti minu isa remontis kogu aeg ise autot. Aga mina ei oska autot remontida. Kui mul autol midagi hakkab märku andma, et on vaja parandada, siis ma sõidan autoremondi töökotta. Ütlen, mul on selline mure, millal ma võin auto siia tuua. Mulle antakse kuupäev, ma viin auto sinna ja jalutan koju. Reeglina või vähemalt ma ei ole kordagi tulnud sellise mõtte peale, et ma hakkaks muretsema, kas neil on see mutrivõti, kas neil on see tööriist, kas neil on piisavalt, ma ei tea, ruumi seal töökojas, kas neil on piisavalt oskusi ja nii edasi. Ma ei mõtle selle peale, vaid ma ootan, millal tuleb sõnum telefonile, teie auto on valmis, võite järgi tulla. Ma lähen autole järgi,
ütlen, et saatke arve sellele emaili aadressile ja sõidan koju. No, ütleme, muremoment võib-olla vahel tekib siis, kui ma postkasti avan ja seda arvet vaatan, siis vahel, et mille eest niisugused numbrid. Aga see on teine lugu. Mul ei tule mõttesse muretseda sellepärast, kuidas see tööprotsess käib, kuidas auto korda saab, sellepärast, et minul puudub igasugune võimekus seda teha. Ja ma tean, et neil on see võimekus olemas. Aga siis tuleb TBK jumalateenistus. Ma olen hoolikalt ette valmistunud. Ma olen tunde ja tunde veetnud selleks, et tuua esile parimal viisil see sõna, mis ma usun, et on Jumala sõna selleks pühapäevaks. Me oleme muusika hästi ette valmistanud, me oleme ansambliga teinud proovi, ma tean, et ansamblis on usaldusväärsed, andekad ja kohusutundlikud noored, kes on oma materjali ilusti ära õppinud ja annavad oma parima. Marika on kokku leppinud algussõna tegijaga ja muude detailidega. Kõik on olemas, kõik ruum on soe, meil on teada, millal me võime sinna minna. Aga Timo väriseb. Öösel ei saa hästi magada, pühapäeva hommikul tunnen ärevus on sees, siis me jõuame kohale. Muidugi sellel on omad põhjused ka, sellepärast, et mine tea, mis Christchurch on teinud selle tehnikaga. Võib-olla jälle pult selliselt ei tööta kui eelmine kord ja ma ei oska kuidagi teistmoodi teha. Ja muidugi praktika on ka näidanud seda, et niimoodi on juhtunud. Ja siis Timo jookseb rõdu ja lava vahet juba üleni higine seal. Kui ta mitu tundi varem seal juba kohal on, midagi ei saa päris täpselt niimoodi tööle nagu peaks. Ja pool tundi enne teenistus on selline tunne, et nüüd peaks vend Ervin teenistuse läbi viima ja jutluse pidama. Ma lähen nüüd see koju magama, sest ma lihtsalt ei jaksa. No ma natukene utreerin seda, aga see samas natukene ka kirjeldab seda, kuidas ma ühes valdkonnas olen võimeline andma nii-öelda kogu oma usalduse ja lootuse kellelegi teisele ja ka Jumalale. Ja teises valdkonnas ei ole see üldse nii lihtne. Loomulikult ärge mõelge see, et ma arvan, et kõik sõltub Jumala teenistusel minust või absoluutselt mitte. Ma mõistan seda, et lõppkokkuvõttes see, mis tähendab ja oluline on, see on see Jumala osa, aga meil on oma osa teha ilmselgelt. Ja sellega seondub mul mure, ärevus ja mul on väga keeruline seda Jumalale üle anda. Ja sellel on oma loogiline põhjus, seepärast, et see on valdkond, mida ma tunnen rohkem. See on valdkond, kus ma saan rohkem teha ja ka rohkem iseenese peale toetuda. Ja seda võrra raskem on mul seal anda kõike Jumalale üle. Aga kusagil selle sees on vaikne hääl. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Ta kannab hoolt sinu eest, ta kannab hoolt koguduse eest. Ja see on see minu õppimise koht. Aga ma usun, et meil kõigil on need kohad, kus meil on väga lihtne Jumalat usaldada ja samas, kus meil on väga keeruline oma koormaid Jeesusele üle anda. Miks me ei suuda usaldada teatud olukordades Jumalat? Eks siin on mitmeid põhjusi võib-olla. See on väga, väga valus tegelikult, kui ma ükskord lugesin, ma ei mäleta, kes seda kirjutas, aga see on väga, väga tõene, et kogu mure enda peale võtmine annab tegelikult hinnangu Jumalale. Et mina annan sellega hinnangu Jumalale, see kirjeldab tegelikult ka minu ja Jumala suhet. Kui ma võtan kogu vastutuse enda peale, püüan ise kõike kontrollida ja sellega kaasas olen üli ärev ja üli mures. Me teame kirja kohta, looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistuse või suutlikkuse peale. Me teame seda kõike, ma usun, et kui me teame seda, kui sa oled Jumala laps, siis sa ka usud seda, aga alati ei ole seda väga lihtne välja elada. Taavet oli olukorras, kus tundus, et kurjadel inimestel läheb väga hästi ja Jumala kartlikel läheb halvasti. Ja siis ta võitles enda sees sellega ja psalmis 5:37 ta siis jõuab sellisele tõdemusele, et anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Ole vait
ja oota teda. Sa näed, et kõik on ebaõiglane. Ja sa tunned, et sina oled oma elus näiteks õigesti asju teinud, aga sellel ebaõiglusel läheb palju paremini asjad. Ja siis on ühel hetkel, kui sa pead mingisugusele leppimisele oma elus jõudnud, nagu Taavet jõudis, ja usaldama Jumalat, et mina ei ole see, kes peab kätte maksma. Mina ei ole see, kes peab, ma ei tea, õiguse siin maailmas korda looma. Mina ei ole see, kes peab midagi tõestama kellelegi, vaid mul on ees õigus olla vait ja usaldada Jumalat. Ja me kõik teame seda, kui ebaloomulik see meie vanal olemusel on. Kes tahaks kätte maksta, kes tahaks kõik korda seada, kes tahaks võib-olla kellelgi pea täis sõimata, kes tahaks seda ja seda. Ja siis Jumala vaim ütleb, et ole vait. Ja lihtsalt usalda, mina teen kõik hästi. Me võime mõtelda, et kas Jeesuse jüngrid tundsid ja laulsid Jeesuse surmapäeval laulu, et küll Jumal teeb kõik hästi, küll Jumal teeb kõik hästi, vaevalt. Kui keegi on pidanud oma pereliikme ära andma raskele haigusele, vaevalt, et nad laulavad laulu, küll Jumal teeb kõik hästi. Aga samas seda reaalsust ei muuda miski. Ja sellises olukorras siis saadab vaga vend Peetrus meile e-maili või Messengeri sõnumi, kus ta ütleb, et alandu siis Jumala võimsa käe alla. Et tema sind ülendaks õigel ajal. Heida kogu oma mure tema peale, sest tema peab hoolt su eest. Me mõtled, et Peetrus, miks selline sõnum? Kellele ta saatis selle sõnumi? Ta saatis sõnumi kristlastele, kes elasid nendes Rooma provintsides, mis olid paganlikud. Valitsejaks oli sel ajal keiser Nero, kes on tuntud oma jõhkruse ja erilise nii-öelda armastusega kristlaste vastu. Need olid kristlased, kes igal hommikul teadsid, et neil on võimalus, et nad saavad tagakiusatud, et nad saavad võib-olla piinatud, võib-olla saavad tapetud, mis iganes võib juhtuda, nende pereliikmetega võib midagi juhtuda, sellepärast lihtsalt, et nad usuvad ja tunnistavad Jeesust Kristust. Ja nendele Peetrus kirjutab, see tähendab, et nad vajasid seda, see tähendab, et seal oli ärevus, see tähendab, et seal oli seda koormat, seal oli mure ja täiesti arusaadavalt. Ja Peetrus ütleb, et heitke kõik mure Jeesuse peale, seepärast, et ta kannab hoolt, ta hoolitseb teie eest. 1974. aastal kirjutas Briti-Ameerika luuletaja Winston Hugh Auden, et lääne ühiskond on ärevuse ajastu. Ärevuse ajastut, et lääne ühiskond on ärevuse ajastus. Ja see on selles mõttes loogiline ju, et maailmasõjad olid olnud ja teine oli äsja lõppenud. Aga mul tunne, et ta ei ole, mitte ei ole tunne, vaid ta ei olnudki 21. sajandil elanud. Täna on ka sõjad, aga isegi enne sõdasi, kui see oli kõik oli hästi. Euroopa elas mugavuses, Ameerika ja kõik edus ja mugavuses. Me ei oskagi isegi kirjeldada täna neid asju, mis meil on täna kui palju paremini kui 1947. aastal ja igalt poolt vaatab vastu ärevus. See ühiskond, kus me täna elame, on ärevuse ajastu. Ladinakeelne sõna anxietas tuleb sõnast angor, mis tähendab sõna-sõnalt kägistamist. Ja see on see, mida see ärevus teeb. Ta kägistab meid, meie elu. Siuke vaimne piin. Mida mõtles Peetrus sõnaga mure? Ja mida mõtles Peetrus sõnaga heitma? Meil on ikka selle juures, et mida see praktiliselt tähendab. Peetrus kasutab siin sõna merimna, mida kasutatakse mitmel pool Uues Testamendis, näiteks kui Paulus räägib sellest, et kes on vallalised, need jäägu vallaliseks. Seepärast, et kui te abiellute, siis tuleb seda elumuret, seda merimnat nii palju, et ei jõua nagu evangeeliumi kuulutamisega üldse tegeleda. Või teises Korintuse kirjas räägib Paulus oma paljudest kannatustest ja ütleb, et lisaks kõigele muule lasub iga päev mu peal merimna kõigi koguduste pärast. See tähendab, et see igapäeva mure merimna midagi tegelikult, mis on loomulik meie elus, aga see võti selle asja juures on see, et meie osa on see merimna, see igapäeva mure,
panna ka Jumala peale, panna lootus Jumala peale ka selles, seepärast, et kui me ei tee seda, siis see merimna kasvab selleks angoriks. See, mis kägistab, see halvav ja mattev äng ja ärevus. Aga ikka on küsimus, kuidas? Mida tähendab see sõna heitma? Mida Peetrus mõtleb sellega? Kuidas on selle merimna või juba angoriks kasvanud mure ja koorma ära heidan? See sõna on epiripto ja seda ei ole väga sageli kasutatud piiblis, aga mõned kohad, näiteks kui laevalt last merre visati, siis on kasutatud see sõna ära heitma või välja üle parda heitma. Või kui inimesed heitsid riideid Jeesuse ette, kui ta tuli eesliga Paasa palmipuude pühal. Nad võtsid endalt ära, heitsid eemal endast Jeesuse poole heitma, üks aktiivne liigutus ja tegevus. Mure ja äng, see ei ole lihtsalt see, et ma ütlen, et seda ei ole. See ei ole see, et ma annan talle teise nime. See ei ole see, et ma räägin positiivselt, vaid mure ja äng ja see koorem peab saama teise aadressi. Victor Hugo raamatus Hüljatud on üks ilus stseen, kui see orb Cosette käib vett toomas ja tal on suur veenõu, mis on pool tema kehakaalust ja see on väga raske tema jaoks. Aga ta peab seda tegema, tal ei ole valikut. Ja siis tuleb see Jean Valjean ja tõstab selle oma mehe tugevusega kergelt tema õlgadelt ära. Tema raske koorem kantakse kellegi teise poolt. See on see, mida Jeesus teeb meiega. Aga ikkagi midagi, mida meilt lihtsalt ei võeta, vaid kus me peame ise ära andma. Meil on vaja midagi teha ja selles osas toob pildi, illustreeriva pildi John Piper ja ta räägib hüpoteetilisest külast, kus on 500 inimest ja nad saavad kuulda, et vaenlase väed, kus on 5000 sõdurit, on tulemas nende küla poole, et neid siis vallutada ja hävitada. Aga sellel väikesel külal on leping kuningaga, kellel on 50 000 meheline armee ja kes on ütelnud, et nad kaitsevad seda küla. Ja siis külas saadetakse kiiresti hädapalve kuningale, kuningas saadab kirja vastu, me tuleme, ärge muretsege, ma ei lase vaenlasel teile midagi halba teha, me tuleme ja kaitseme teid. Ja nüüd see mure heitmine on nüüd selle koha peale, et kui palju sa usaldad seda kuninga pitsatiga kirja või siis võiks öelda kuninga südant. Kui palju sa usaldad seda? Mida rohkem sa usaldad kuningat, seda vähem sa muretsed ja mida vähem sa usaldad kuningat, seda rohkem sa muretsed. Seda suurem on sinu koorem. Ehk kõik taandub suhtele kuningaga. Ja see on tegelikult väga-väga oluline. Ma kuulasin just Ülo Vooglaiu raadiosaadet. Ööülikool oli vana, tark mees. Ma tõeliselt nautisin seda, mida ma kuulasin. Üks asi, mis ta ütles, mis on mõnes mõttes ka elementaarne, aga me tegeleme probleemidega. Et probleem on siin ja me püüame seda probleemi lahendada. Ta ütleb, et probleemi ei saa lahendada. Vaid tuleb lahendada probleemi põhjused. Ja mitte isegi see esimene põhjus, vaid hea on veel, kui tuleb teise põhjuse juurde minna. Ehk üks põhjus tekitab järgmise põhjuse, mis tekitab tänase probleemi. Ehk siis juurte juurde tuleb minna. Ja tegelikult see, et kui me mõtleme see, et miks meil on raske heita oma koormat Jeesuse peale, siis me võime proovida seda probleemi lahendada, et nüüd ma hakkan proovima, et kuidas ma paremini heidan siis. Aga tegelikult on küsimus see põhjus, miks meil on raske. Põhjus on sageli see, et meil on raske usaldada. Ja sellel on ka veel mingisugune põhjus. Ja Jumal aita meid tegeleda nende põhjustega. Aita meil mõista neid põhjuseid ja neid lahendada. Hiob ütleb oma väga keerulise teekonna lõpus,
aga samas imelise lõpuga, teekonna lõpus. Et ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Kui see külarahvas, kui tema suhe põhines ainult kuuldustel kuningast, siis tõenäoliselt nad väga ei julgenud usaldada teda. Aga kui nad olid võib-olla olnud kuningaga koos, kogenud kuninga headust, kogenud kuninga ustavust, siis neil oli isiklikult, siis neil oli tõenäoliselt ka rohkem julgust usaldada teda. Ja see on täpselt niimoodi ka meiega. Me oleme kõik sellel teekonnal, kus me ühes otsas on, et me oleme kuulnud kuuldusi Jumalast ja teises ääres on, et nüüd mu silm on näinud, ehk see on midagi väga isiklikku ja väga, väga tugevat. Ja me ei ole keegi siin kohal, aga me oleme selle teekonna peal. Ma loodan, et tänane jutlus lisab midagi sinu ellu, sinu usuteele või ka sellele teekonnale, sellest kõrvaga kuuldust, silmaga nägemiseni, sellel teekonnal lisab sinu ellu midagi, mis aitab sind rohkem usaldada Jumalat. Midagi, mis aitab sul kergendada sinu koormat sellega, et sa oled valmis Jumalale midagi üle andma oma elus. Üks asi, mis meid kõige selle juures takistab, on see, et me võtame iseennast liiga tõsiselt. Keegi on ütelnud, et ära võta iseennast liiga tõsiselt, et keegi teine niikuinii ei võta. No see on selline naljaga öeldud. Mulle meeldib rohkem kristlik versioon sellest, et ära võta ennast liiga tõsiselt, võta Jumalat tõsiselt. Ehk ära väsi kunagi imetlemast seda, et Jumal ei ole inimene, keda sa pead teenima nagu mõnda maist, isandat või ülemust, kelle jaoks sinu väärtus sõltub vaid sinu soorituse kvaliteedist. Ta on Jumal, kes rõõmustab, kui saab näidata oma väge ja hoolt. Mitte meid koormates, vaid meie koormaid kergendades. Ta ei oota meilt eksimatust, vaid tal on hea meel meid toetada meie nõrkustes ja näidata oma väge meie nõtrustes. Ja meie valik ja võimalus on see, et usaldada teda selles. See on midagi, mida temale meeldib teha, mida ta tahab teha. Aga kui me ennast lukku paneme, siis ta ei saa seda teha. Meil on võimalus ennast lahti teha, ütelda, et siin ma olen. Hermann Hesse on ütelnud niimoodi, et vahel me arvame, et tugevus on kinni hoida, aga vahel on tugevus hoopis see, kui me julgeme lahti lasta. Ja loomulikult on asju, millest me ei saa lahti lasta, me ei saa usust lahti lasta, me ei saa Jumalast, tema tõotustest lahti lasta. Me peame nendest kinni hoidma, aga vahel tuleb ise endast lahti lasta. Vahel tuleb lahti lasta sellest meeletust soovist ja vajadusest olla täiuslik, olla alati hakkama saa ja alati see viieline koolis. Sest me tegelikult niikuinii ei ole. Mõni varjab seda lihtsalt paremini kui teine, aga me ei ole. Me ei saa kõigega hakkama. Vahel me saame väga väheste asjadega hakkama. Ja kõige huvitav on see, et Jumal ei ootagi meilt seda, kuigi me püüame nii tublid olla. Jumala jaoks on see okei, kui me ei saa kõigega hakkama. Ta tahabki oma jõu ja väega tulla sinna, kus sa hakkama ei saa. Ja tal on tegelikult väga okei ka see, kui me mõistame, et me tegelikult oleme päris saamatud. Me oleme päris nõdrad. Ja oma inimlikkuses me siis tõmbuksime kuskile nurka ja nutaksime selle eest, aga tegelikult see, kuhu Jumal kutsub, mida Jumal ütleb, et aga nüüd on see koht, kus lase, tule minu juurde. Nüüd see ongi see süü, see häbi, see võta nüüd enda sellest ära, anna see minu kätte ja ma võtan selle rõõmuga vastu. Ja ma tahan sind tervendada. Ma tahan sind tugevaks teha. Ma tahan sulle anda tähenduse, ma tahan sulle anda väärtuse just selles hetkes ja sellisena. Ja ma usun, et seda tunnistades, et me ei saagi kõigega hakkama ja see on Jumala jaoks okei, siis on ka lihtsam meil võtta vastu seda sõna ja käia selle sõna järgi. Heida kõik oma mure tema peale, sest ta peab hoolt meie eest.